nende hapendatud toitude najal, nagu ma ennem juba ütlesin, me saame seda immuunsust ka siis nii-öelda toetada kenasti, aga mis on veel võib-olla hästi oluline aru saada, on see, et erinevad sellised medikamendid ja sellised, ütleme, taimekaitsemürgid ja just nimelt need keskkonnamürgid, aga ka kas või see EMF-kiirgus, mida me saame nendest helendavatelt ekraanidelt, et nad ju alati mõjutavad otseselt meie soolefloorat ka. Et see ongi see meie immuunbarjäär, mis peab nende stressoritega otseselt kokku puutuma läbi meie soolestiku, et kui me nad ikkagi nii-öelda kas alla neelame või nendega mingil muul moel kokku saame. Ehk siis seda immuunarmeed võiks ka nagu teadlikult toetada just sellega, et me püüame oma elust need kemikaalid ja need ähvardavad kiirgused nii kaugele hoida kui võimalik. Vähem tarbida ka E-aineid, mis väga drastiliselt jälle kord räägiksin siinkohal mõne sõnaga nendest sünteetilistest magusainetest. Kõik need nullkoloraažiga, eks ju, karastusjoogid, aspartaam, tsüklamaat, eks ju, kõik need sellised sukraloosid, atsesulfaamkaad, et kõik need erinevad sünteetilised magusained on väga ränga mõjuga meie mikrofloorale. Nii et jälle kord, et kui me tahame oma immuunsust toetada, me ei tarbi neid selliseid magusaineid ei karastusjookides ega kuskil mujal.